Tere õhtust, kallid vaatajad, kuulajad, algab saade Vox Populi, minuga stuudios on Kalle. Tere, Kalle! No tere, minul on nii tore, et mina saan kogemusi ammutada, kuidas otse laivi saates olla ja maailma kirjuda. ja. Nüüd läks järg ära. Võtamegi kohe... ma tänan ära kõik inimesi, kes on kanalit tellinud. Oleme jõudnud märgilise 600 juurde. 400 on veel minna, et saaksime YouTube'il siis ohjad käest võtta ja reklaamid oma kasuks panna tööle või mitte tööle. Just, et saaksin sellele funktsioonile ligi, sest praegu topib omavoliliselt Google reklaame peale ja kõik selle nii-öelda inimesed, kes vaatavad neid reklaame, sealt mingisugune kopikas tuleb ja selle võtab ta kõik endale. Aga võtame lahti tänase teema, milleks on olukord riigis. See nädal on olnud põletavalt põnev ja teeme ka lahti numbri, milleks siis on 5367 5997, kui te soovite antud teemal kaasa rääkida. Millest me siis alustame? Neid teemasid on nii roppu moodi palju. Tere, Roland! Tere, Roland! Las ma mõtlen, mis see... alustame siis umbusaldamisest, et inimesed kohal käivad, inimesed palka saavad, aga kui tööd on vaja teha, siis tööd ei tehta. Kusjuures see on juba teist korda, vaatasin Püha Michalit umbusaldati, oli sama teema. Ma juba siis mõtlesin, mida kurat küll. Kui saalis on, olgu 21 inimest, hääletavad. Kui kõik 21 tõstavad käe püssi, siis on poolt. Ja neid, keda saalis ei olnud, nemad ju raha saavad, võtavad selle päevast raha. Neid ei peakski seal üldse olema. Mis kurat, et nii palju hääli peab olema. No kui inimesed kohale ei tule, see on nende viga ju. On nii ju. Ja ongi. Ma räägingi, et töö on tegemata. Täiesti. Et mille eest nad nii-öelda palka saavad, kui nad reaalset tööd ei tee. Kusjuures. Ma täna kuulasin, äkki see oli Vikerraadio, mis see lõunal on, kui rahvas saab helistada. Kas seal äkki oli keegi ütles, ja minu arust selle jutul on jumeta. Vaata, meil on kuidagi Riigikogus seal niimoodi, et kui midagi seal mingid hääletused tehakse, siis ütleme seal 51 poolt on, et siis võetakse mingi seadus vastu või värki on ju. Aga tegelikult peaks olema niimoodi, et 75 prossu peaks poolt olema. Ta ütles niimoodi, 70 või 75 peaks poolt olema. Siis ei saa sihukest asja teha, nagu praegu on, et kui 51 ongi, meil on enamus, koalitsioon, meil on 51 saadikut, siis alati surume kõik läbi. See tähendab seda, et peab nagu opositsioon saama ka kaasa rääkida. Jah, olen nõus selles mõttes. Sellel asjal oleks jumet. Ma küll kardan, et seda ei lasta läbi, aga see tõesti oleks oluliselt... Ei, nad võivad natuke aega võivad plõksida ja mängida nii nagu praegu on, et meil on päevakorra need, kuidas on, mis seadused värgid, et tuleb nii teha, naada. Natuke aega võivad seda pingpongi teha, lolli seal mängida. Ühelt maalt nad tüdinevad ära. Ja kui tahate kuskil edasi jõuda, siis tulebki selleni jõuda. Siis hakatakse omavahel läbi ka rääkima. Praegu ei ole. Praegu keegi omavahel läbi ei räägi. Ütlevad küll, et nagu need koalitsiooni, ütlevad, opositsioonist ei tule ühtegi tarka ideed. Kui sealt tulebki tark idee, te niikuinii torpedeerite. Ja ongi, ei, kõik on õige selles mõttes, et ja isegi kui näiteks tuleks mingi hea idee, siis nad ei saa seda poolt hääletada, sellepärast see ei ole nende idee. Vaat seal ongi see kuramuse koer maetud, et nad ajavad mingisugust oma jura, mitte ei seisa rahva heaolu nimel. Vaat ma ütlengi, et see, mis ma täna kuulsin, et selles mõttes selle jumala vinge point on selles. Et just see, et ei ole 51. Okei, meil on 101 saadikut on ju, just nagu 51 oleks juba okei, aga igasuguste seaduste vastuvõtmiseks peaks reeglid muutma, et seaduste vastuvõtmiseks peab olema 70% poolt häältest. Jah, olen nõus, näiteks, nii peaks olema. Ja siis oleks siuke värk, et siis saab opositsioon ka kaasa rääkida. Enam ei ole seda jamad. Ei, mina pissisin siia liivakasti praegu, see minu märgliiv, mina sulle ei anna sinna liivakooki teha ei saa ja kõik jutu lõppani.
ja nüüd me jõuame tegelikult ka kohe seal samas teine nii-öelda, ütleme siis inimene, kes on oma töö tegemata jätnud, selleks on meie, mis ametit see Madise peab meil, see õiguskantsler, et kui oli automaksu arutamise aeg, oli tema vaikusi ka rukkis ja nüüd mingil veidral põhjusel ütleb, et aga näed, see on põhiseadusega vastuolus. Ta ütles siis, kui see võeti vastu, siis ta ütles, ei ole, kõik on okei. Siis ta ütles, et on kõik okei. No järelikult on töö tegemata. No ongi, ta on küüsi lakkinud. Kontoris istub ja lakib küüsi. Tööd ei tee üldse. Et ma ei tea, ma näen nagu, mina kui kodanik nii-öelda, ma näen, et tervel sellel Mansatil oleks aeg nii-öelda samm tagasi astuda. Ma muidugi arvan, et miks sel teemal sõna võeti, ma arvan, et praegu on see teema, et lihtsalt otsitakse mingit kuuma teemat, millega see muu jama, mis kõik toimub, et selle pealt tuli ära võtta. Et tekiks mingid muud uued punktid, millest hakatakse jahuma. Et siis see, mis näiteks praegu kõik see tuulikute jama, kuidas seda raha värki taheti seal anda see 2,6 miljardit või mis see on ja vaata, nüüd tuleb välja, et lükati esialgu nurka ära see teema ja ma arvan, et kõik see, ütleme, mis siin välispoliitikas toimub ja värk, seda tahetakse kõike praegu vaiballe ära pühkida, et rahvale mingi muu kontnärid anda, ma arvan. No kui me juba tuulikute juurde jõudnud, siis võtame tuulikute labad, et tuli ka uudis, vähemalt mina täna lugesin seda, mis siis sai sellest Sopi-Tootsi tuulepargis olevast labast, mis vigastada sai, kui seda paigaldati sinna maha vedelema jäeti, siis tuleb välja, et see maet lõigati mingis osas tükkideks ja maeti maha prügimäele. Kas see on see, mis see pilt oli kuskil? Jah, just. Ma vaatasin ka, aga ma mõtlesin, see kuskil välismaalt. Ei, see on Eestis. Ja et siis nii palju siis meile sellest nii-öelda rohelisest energiast ja suurest plaanist, mida nende tiivikutega pärast tehakse, ehk siis maa alla pannakse. Aga äkki pandi niimoodi sinna maa alla, pandi sellepärast, ta peab natuke aega laagerduma. No vaata, Rootsis või kus nad on, see mingid mädakala teevad ja kuskil Iirimaal või kus kohas nad teevad mingid, ma ei tea, mingi kala kuskil sõnniku sees või mingi asi on. Äkki sellega on ka, see peab laagerduma, vaata õlu peab laagerduma ja viskit tehakse, peab tammetünnises jupp aega laagerduma, et see on ka pandi laagerduma, 2 aasta pärast kaevatakse üles, on parasjagu pehmeks läinud, voldid kokku ilusti ja ribid tükkideks, et äkki on siuke mingi skeem välja mõeldud. Ei, ma arvan, et neil ei olegi sellega mingit plaani, nii et küsimusel on siis vastus olemas, mida on palju küsitud tegelikult nendel koosolekutel, et mis nendest labadest saavad, kui nad nagu nii-öelda Kuule, aga võta ma segan vahele, aga sa oled selle tuulikute asjaga rohkem kursis. Ma siit kohe küsin nüüd nagu tavaline kodanik küsin. Et okei, nad matsid selle maha, aga mul on siin nüüd küsimus, kes konkreetselt nüüd selle jama eest vastutab? Vaat seda mina ei tea, kas arendaja siis, arendaja on meil ju Enefit seal ju, ehk riigifirma. Nii et riik vast. Aga äkki see sama kliimaminister peaks ka vastutama, kes rohelist kliimat teeb ja kes nüüd siis just nagu hakkas jälle toimetama, et ei saanud umbusaldatud. No jah. Ei, ma mõtlen, imeliku pildid juba liiguvad. Nüüd peaksid kõik tagajalgadele, nüüd peaksid ministeeriumis juba vilkuritega ringi jooksma ja otsima seda kopameest, kes sinna pani ja kes see haltuurat nüüd tegi, et mis jama on. No vot, nii meil siin Eestis toimetatakse, nagu siin toimetatakse, et nii kaua, kuni omal on näpud rasvased, sobib kõik ja kui näpud rasva hakkab maha kooruma, siis läheb sahmimiseks kõvasti. Et ma just siin sattusin ka täna tegelikult Gerdiga põgusalt vestlema ja just nendel samadel teemadel natukene ja räägi. Ja tegelikult tekkis küsimus, et meil on olemas selliste olukordade jaoks üks nii-öelda asutus, kes peaks tegema järelevalvet ja vastavalt siis ka toimingud läbi viima ja nii-öelda ka karistusi jagama, kui on nii suured nii-öelda nagu korruptsioonikahtlused ja asjad.
milleks on meil kapo ja paraku ta mitte midagi ei tee, vähemalt kuulda ei ole, et ta üldse midagi uuriks. Siin oleks päris trobikond inimesi seal üleval pukis, kes tegelikult vääriksid nii-öelda trellide taha minekut selliste mahhinatsioonide eest. Aga on teada ka, et millisele prügimäele see pandi? Ma ei hakka seda postitust praegu üles otsima, aga vist oli teada jah, vist kuhu prügimäele. Äkki keegi kuulajatest teab, kuhu, siis saab helistada välja öelda, siis mina ei kripelda. Ma olen nii uudishimulik, et ma lähen homne päev sinna kohe filmima, vaatan, kas veel tuulik ots paistab või paista. See on päris pikk, seda on päris keeruline nagu matta, aga kusjuures mina sattusin huvi pärast vaatama, ma üldiselt televiisorit ei vaata, aga sattusin vaatama Pealtnägijat kolmapäeval. Ja Pealtnägijas tuli Jõelähtme prügilasse, kirjutatakse meile, olevat see siis maetud, aga Pealtnägijas oli teema, ühesõnaga need Porto Franco case'i jutt, kus seal siis ärimees ja siis Korb nii-öelda lõpuks süüdi mõisteti ja lasti neid telefonikõnesid ja peale seda veel, kuidas rahastatakse neid erakondasid. Korralikult lüpstakse ärimehi ja ärimehed millegipärast saavad sealtpoolt ka alati sukseid nii-öelda positiivseid tehinguid, kui nii öelda. Ja tulge mulle nüüd ütlema, et asi ei ole korruptiivne. Mina ei usu seda. No see ongi, küll nad räägivad, vaata ei tohi nagu ja siis tohib ja minu jaoks on see niivõrd segane. Vaata, ütleme, tavaline mingi MTÜ, eks ju. Nemad peavad ise hakkama saama. Vaata, on ju kirjas väga selgelt, mitte tulundusühing. On nii? Mina saan aru, erakonnad samamoodi, mitte tulundusühingud. On nii? Järelikult nad peavad kõik saama oma liikmemaksust hakkama. Okei, kui võib-olla riik nii väga tahab midagi juurde anda, siis lepime nii kokku. Näiteks, sul on 10 000 liiget, sul on liikmemaks 1 euro kuus, see tähendab seda, sul on kuu eelarve just nagu 10 000 eurot. Ja riik paneb selle täpselt sama palju, kui sa said liikmemaksudest, täpselt sama palju paneb riik juurde siis. Näiteks, või 80% näiteks sellest paneb juurde. Ja majandage sellega, ei ole mitte mingisuguseid kuradima annetusi. Sest me võime nimetada seda annetuseks, aga olgem ausalt, see on altkämaks. Et see ei ole mingi annetus. Seda enam, kui sa oled mingi suur firma, korporatsioon või mingi asi. Siuksed suured rahad liiguvad, tule taevas appi, lihtsalt niisama annan sulle raha, et võta, tehke poliitikat. Jaa, seal oligi niimoodi, et Keskerakonna siis, mis iganes see kassahaldur või kes see toimetas seal, helistaski ärimeestele, ütles, et kuuled, et ma ei tea, jõulud on, et oleks, kas backup ikka tuleb, et oleks 50 vaja, ehk siis 50 000 euri. Ja ärimees ütles, et ei ole probleemi, teeme ära. Et ma ei tea, see on nagu nii kahtlane, aga siin parandatakse meid, et Põldmaa prügilasse hoopis viidi. Seda ma usun, siin keegi on kirjutanud Jõelähtme oma Jõelähtmesse vaevalt, see on nii kaugel. Aga see, ma ei tea, kus see Põlendmaa prügi asub üldse. Ma polegi kursis. Võt, aga nüüd räägivad järelikult neid labasi oli juba rohkem kui üks. Kui juba mitu erinevat prügilat on, siis on nüüd labasid rohkem järelikult. Aga oota, ma veel ütlen, võtta sellest samast asjast, et ma see nädal just kui telefoni scrollid, seda vastikut Delfit, tellija ei ole, nad mulle meili saadaksid, et ma telliksin, aga ma ei ole tellinud, niisama scrollid. Ja tead, mind tahab marru. Kogu aeg tuleb selle Püha Michali pildi viskab ette nagu reklaami. Ja vaata, see ongi nüüd jälle see, eks ju. Valimisi ei ole ju, milleks Michalit reklaamida. Aga reklaami eest tuleb ju maksta. Ja siis nagu näitlikult Reformierakond Michal maksab Delfile raha. Et nemad räägiksid siis sellist juttu, nagu neil vaja on. See, kes tellib. Sellisel juhul peaks olema kiri juures, et see on sisuturundus. No peaks, aga kogu aeg viskab selle, hüpikmenes viskab selle Reformierakonna Püha Michali viskab ette on ja Delfi lehe peal. Aga no see eeldab ka seda, et Reformierakond, ta maksabki Delfile just nagu reklaami eest on ja just nagu.
aga tegelikult see on ju mõeldud selle jaoks, et vaat te räägite seda juttu, mis meil vaja on. Aga see ongi täpselt niimoodi, et Delfi on täielikult reformi käpa all või 200 või noh, ühesõnaga valitsuse käpa all. Samamoodi on Õhtuleht. Postimees on veidikene nagu objektiivsem, kuigi noh, päris hullu nad ka panna ei saa. No ERR-ist loomulikult ei räägi üldse midagi, on ju. Millist meediaväljaannet siis ma peaksin lugema, et saada nagu päris informatsiooni. Ja see on väga-väga keeruliseks tehtud. Vaata, üks asi on see, et kõik need on need tasulised asjad ja isegi mida Marru siin keegi jagas, oli teema see, mis seal Võrus nüüd, kui see ketti tehti ja siis ma Postimeest lugeda saan telefonist, eks ju, aga see oli Lõuna-Eesti Postimehes ja Lõuna-Eesti Postimehe võtan lahti, et saaks seda artiklit lugeda, nagu mulle jagati, aga digiversioonis ei ole ja see tähendab seda, et ma peaksin just nagu Lõuna-Eesti Postimehe lugemisõiguse veel eraldi taotlema. No ikka. See, et Postimehe grupp on ja huvitaval kombel siis, aga miks sinna Lõuna-Eesti digiversioonis seda uudist nagu ei olnud? No vot, ei tea, samamoodi tegelikult on siuke huvitav ajakiri või portaal, ma ei teagi, kuidas nüüd ongi, see nagu on Maaleht. Ja Maaleht peaks tegelikult rääkima maaelust, aga see ajab ka siukest soga, et üks propaganda ajab teist taga, et see lihtsalt hale naljakas juba. Ja samas Jaanika ütleb meile, ma ütlen, et lülita välja kõik. Ja tegelikult ongi, ma võiks ju kõik välja lülitada, aga siis mul ei oleks siin mitte midagi nagu rääkida, et vahepeal peab nagu silma peal hoidma. Mul on kusjuures telefonis on peale pandud reklaamiblokeerija just ja need on pandud mitte YouTube'ile. Sest YouTube'ile ma meelega ei pane peale, kuna ma kannatan ära need reklaamid, sellepärast, et sisuloojad saavad sellest tegelikult raha, kui ma vaatan need reklaamid ära. Ja kuna ma olen ise sisulooja, siis mul ei ole kahju neid reklaame vaadata, aga mul on kuramuse närvidele ajavad need nii-öelda reklaamid, mis uputavad ära need nii-öelda ajakirjanike, Postimees, Delfi ja nii edasi, eks ole. Siis Delfi ütleb, et mul on telefonist scrollides, mul on see nii-öelda reklaamiblokeerija peal, et sa ei saa üldse sisu lugeda. Väga hea, ma ei loegi siis. Aga seal ei olegi sisu. Seal ei olegi sisu, jah. Aga Postimees ei ole seda teinud ja siis ma sealt aeg-ajalt nagu ikka sirvin. Arvutist ma saan sinna Delfile ka ligi, aga see on nagu... ütleme, Postimeest ma loen ja mis mulle Postimehe juures meeldib, on see, et ongi selles mõttes ausalt tehtud, et kommentaariumid, kui on sees, kommenteerides saadki ainult enda nime alt. Sest näiteks Delfis on kõige nõmedam on see kommentaariumi teema. Anonüümsed on kõik. Kõik on anonüümsed, seda esiteks. Siis ma mäletan, mis teemal see oli, mingi artikkel oli, seal oli jällegi niimoodi, siis selle kohta ma ütleksin, suur vend vaatab, tahad kommenteerida, siis nagu pead logima sisse nagu, et sa peaksid olema tellija, et vastasel korral kommenteerida ei saa. Siis ma mõtlesin, tere Lilli, jälle uus väljapressimismeetod, eks ju. Et nõme, aga just see, et oma nime all ja kui sa vaata Postimehes loed kõiki neid, mis on kommenteerimise asjad, hakkad neid kommentaare lugema. Kui inimesed oma nime all kommenteerivad, ütlevad ka teravalt välja, aga ütleme siukest laus seda Kremli käsilaste käekirja kommentaarides ei ole. Keegi ei hakka nagu nõmedalt süüdistama. Sa oled lollakas, sa oled Kremli käsilane. Karvane Kremli käsi on sinu rahakotis või värki. Siukest lolli juttu ei tule. Et jumala viisakad kommentaarid on. Et saad aru, ühest äärmusest teisi, aga nad on kõik suht viisakalt kirjutatud. No, aga kui sa ei saa olla anonüümne, siis paraku nii ka tuleb. Ka minul õnnestus saada eelmise Vox Populi sinna video alla üks väga mahlane kommentaar igasuguste erinevate suguelunditega ja lõpus oli kuidagi aelevad kaamera ees või midagi sellist. Ma hommikul seda lugesin, ma turtsatasin veidikene naerma ja ma kustutasin selle kommentaari ära, sest see oli nii vastikult labane
ja mul ka lapsed vaatavad minu kanalit ja lihtsalt, et nad ei peaks lugema sellist nii-öelda sodi mingisuguse anonüümse venna poolt, siis ma selle kustutasin ära. See ei tähenda, et ma kõik, see on ainus kord, kui ma olen kommentaari ära kustutanud. Ma ei kustuta kommentaare, isegi kui on kriitilised kommentaarid, ma võtan selle teadmiseks, aga ma ei kustuta seda ära. Nii et, aga kui on üks roppus ajab teist taga, või suguelund ajab teist taga, siis paraku see lihtsalt ma ei saa seda jätta. See, kui sinna, ütleme, siuksed päris lausroppusi on kirjutatud, siis olgem nüüd ausad, ega isegi YouTube'is nendes reeglites on sees, et sa ei tohiks olla. Nii et sina pead tagama selle, et niisuguseid asju ei oleks. Nii et vaata, teised pahaarvamatud inimesed, kes kuulevad, pärast hakkab kommentaare lugema, mõni inimene võib täitsa šoki saada sellest. On ju? Ja vaata, siis oled sina süüdi, sest sina ei koristanud seda kommentaari sealt ära. Et sealt saab vist kuidagi tegelikult niimoodi ka panna, et saabki sisse panna, mis sorti asjad, et ta kohe automaatselt blokib, aga mina ei ole pannud, et muidu lähevad kaotsi äkki kogemata. Jah, et ühesõnaga, see oli rohkem pole sellist asju olnud, et aga jah, see oli natuke veidralt naljakas, mulle võttis suu muigele ja ära ma ta kustutasin. Aga Postimehe juurde korraks tagasi tulles, ma olin suht kriitiline ka Postimehe suhtes olnud juba siin viimased mitu aastat, kui tuli välja videointervjuu Lavrentjeviga, kus ta niimoodi meeldivalt nii-öelda oma tehtud auku lükati siis ilma redelita, et seda oli meeldiv vaadata ja seda oli meeldiv nentida, et tohoh, kuidas see nüüd niimoodi hästi välja kukkus, aga seda oli tõesti hea vaadata ja natukene nagu Postimehe suhtes ma muutusin natukene leebemaks, kuigi seal on ka 95% on ikka täielik, ütleme niimoodi, väljaheide. Vaata, ma ütlen sulle, mingi aeg kunagi ma olingi tellija, Postimehe tellija. Ja vaata, Postimehes käivad need asjad niimoodi laineti. Vahepeal on niimoodi, ongi, ütleme niimoodi, et enam-vähem tasakaalustatud. Selles mõttes, et antakse ühe poole värki, teise poole värki ja siuke, enam-vähem talu. Aga mingi hetk läks ta täiega jälle üle käte, oli ka niimoodi, et pani ainult ühte auku. Ma lõpetasin tellimuse ära. Aga mul kodus on niimoodi, et naine mul poliitikast ei huvitu. Aga millegi pärast on Postimehe endale tellinud. Lihtsalt sedasi, et ta nagu kavalalt kuidagi tellib, aga vaat siis saad jagada seda lugemisvärki, eks ju. Ja siis ta minuga jagab, eks ju. Ja siis, kui see aeg ära lõpeb, siis ta lõpetab ära ja siis nädala pärast tellib jälle uuesti. Ma iga kord ise küsin, et sind poliitika ei huvita, et miks sa tellid? On nii sama, et siis saad sina lugeda. Nii et Postimees öelge aitäh minu naisele, nii et mina loen teid vahepeal ja siis ma saan siin samas kohe pähe ka anda, et kui on hästi või kui on halvasti. Et muidu mõtlete niimoodi, et mingi auto ütleb, mis see ei oska lugedagi, ega ütleme niimoodi, lugemisega on tõesti raskusi. Sõiduajal on kehva lugeda, ei tohi ka, aga ma ikkagi üritan kuidagi moodi. Jaa. Tulles siis poliitika juurde meil ületas ka uudiskünnist sellel nädalal meie armastatud Kaja Kallas. Kaja Kallas, siin on nüüd tähtis reklaamipaus, praegu. Kõigepealt, kes ei ole kanalit tellinud, te tellige kindlasti see kanal, pange pöial, YouTube armastab seda ja nüüd me jätkame saatega. Te olete kõik vajutasite ära ja nüüd tuleb juttu kohe Kaja Kallasest. Reijo, sa võid jätkata. Mul hakkas süda kiiremini põksuma. Mida head sa räägid meile Kajakesest? Kohe Jaanike küsib, kas helistada võib. Muidugi võib. Number on ju siin all kirjas ja kõikide kõned on oodatud, kes soovivad antud teemal kaasa rääkida. Nii, ja tuleb kõne meile. Tere õhtust, Vox Populi ja olete otse-eetris. Tere õhtust, härrased. Tere. Kalle. Tere. Mis te olete seal? Kuidas nüüd oli kehva levi, ei kuulnud hetke? Ma küsin, mis Teil on leviga niimoodi, et ei kuule küsimust. Mis te seal jahute? Mis teema on? Olukord riigis. Näed, see on mõnda liiki või?
no ütleme see, mis nimetatakse siis riigiks, see, mis on siin. On nii, kui ta on ja see, mis on. Mis olukord just siin on? Nii, Kalle. Sitt! Otse öeldud, usun. Ma arvan täpselt sama. Jah, aga mis me ette võtame? Täna kirume, homme lähen teen vipu endale ja siis mul on üks kirves ka, kus on varrs katki, ma panen pikema varre taha, saab kaugemalt lüüa. Esialgu rohkem ei oskagi midagi öelda. No, see on vähemalt midagigi. No algus on vähemalt tehtud, ega relvastuma peab hakkama, sest ega mina näiteks imesta, kui varsti on niimoodi, et ehitus- ja aianduspoodides kaovad sellised töölised nagu vikat, viglad või hang, nimetame, kuidas me nimetame. Ma kardan, et need ja igast ehitusnoad, kõplad, ma arvan, et kirkad, ma arvan, et need kaovad varsti müügist ära ja neid saab osta või soetada ainult siis, kui sul on psühhiaatria kliinikus paber ja sul on relvaluba, käid kursused läbi. Ma arvan, et siuke asi tuleb kindlasti. See ei ole üldse mitte kaugel. Mina olen siukseid asju õnneks varunud endale, aiamaa on ka olemas. Kalle, kuule, see on hea unistusega, seda ei taimu ja Reivo ka. Nii kõva ei taimu. Ma räägin, et see on hea unistus, Kalle, sulle ja Reivo, aga seda ei toimu nii pea. Kuna inimestel on veel väga hea elu. Jõuad veel maksta, jõuad veel orjata. No ei ole hullu, juulikuuni kannatame ära, eks juulikuust hakkab natuke siis sügis ka tulema ja siis oleks aeg, nagu aiatööd on tehtud, saab juba hakata teritama ja panna valmis juba, nii et ei ole hullu midagi. Aga selle kohta ma ütleks nii, nagu vaata siin kõik on, see eestlase on see loll komme, vaata kui tehakse tänavaküsitlusi ja raadioski midagi on ja siis vaata kõik ütleb, ei ole midagi, et saame hakkama. Vaat see on ikka ülivastik asi. Jah, okei, saame hakkama, aga seda ei ole vaja igal pool heietada, sest hakkama saad seni kaua, kuni kokku ei kuku. Just. Et nii ehk naa saad hakkama, aga sinu hakkama saamise, ütleme, väärtus pidevalt ju väheneb. Siis, kui sa enam püsti jõua tõustavad, siis on juba kõik. Siis on hilja juba. Jah. Janek siinpool unustasin vist ütlemata. Teate, arvas, et pean teist väga lugu. Lugesin Facebookis ühte kommentaari. Nii. Vahet ei ole, mis on maksu nimi. Kui riigil on raha vaja, siis tuleb maksta. No jah, aga selle riigil on üks loll asi on seal. Süües kasvab isu ja ükskõik kui palju neile annad, point on selles, et see raha läheb kogu aeg kuskile niimoodi ära, keegi ei oska arugi anda, kuhu see läheb. Mina tavaline tööinimene, mina ei saa aru, ütleme, meil on seda nii nimetatud vaba riiki on meil 30 aastat olnud või. Hakkasime vingelt ehitama, kogu aeg just nagu majandus kasvab, see eeldab seda, inimeste elu läheb järjest paremaks. Me peaksime, üks ütles juba, et 5 rikkama riigi hulka, eks mina saan 5 rikkama riigi hulka, siis ma saan sellest niimoodi aru, et inimesed saavad, kui on oma töökarjääri lõpetanud, vanaduspension lähevad, saavad normaalse pensioni. Ma saan aru, et inimesed saavad reisimas käia, värki, eks ju. Ma saan aru, et kui me oleme nii vingelt, siin majandus on kogu aeg kasvanud ja raha ju tuleb rohkem, aga minu arust, mida rohkem majandus kasvab, rohkem raha nad saavad, aga meil kogu aeg jääb teenuseid, kõik asju jääb järjest vähemaks. Ja siit on jälle küsimus, kus kohta see raha kaob? Või see raha läheb nii palju odavamaks, et see raha lihtsalt ei maksagi mitte midagi. Selgelt ta läheb odavamaks, aga see, et kui praegu vaatad, see on siuke tunne, et on pea mustas august sees, ükskõik kuhu vaatad, igal pool on must ja valguse kiirt ka ei paista mitte kuskilt ja ei hakkagi paistma. Hakkab küll, siis kui ühendame jõud. Juba oli jah, Jürgen Ligi või kes see rääkis, et 0,1% majanduskasvu juba hakkab paistma kuskilt. See konservisööja üldse ju huvita. Ei, ma mõtlen seda, et okei, et kust te neid andmeid võtate, ma vean kaupa, ma näen, kuidas selle kaubaveoga on. Ühele poole ja teisele poole, kuidas on. Kalle, ma võin sulle ka andmeid anda, sülitan lakke ja vaatan, kuidas statt maha kukub. Ka hea mõte. Kirjutan kuradi midagi paberile, kuradi Exceli tabelist, ma ei tea, kuhu iganes.
et mitu sekundit alla kukkus, siis saaks välja arvutada, kui kõrged laed on, et kas on kuidas see luuletus oli, madalad laed või madalad laed või Koidulal või kellel oli jah, mingi mustad laed olid. Mustad laed on mingi värk oli. Näed, ma midagi olen kuulnud kuskil pool. Täpselt ei mäleta, aga midagi nii täpselt oli. No see muidugi siis sitt on otse, aga seda ütles see kuradi vabamöörasest presidendi Raive ju. Noh, jah. Ma ei tea, ma seda presidenti nagu ei kommenteerikski. Aga kaua läheks veel aega, kui rahvas tänaval saab? No ma arvan, et sügiseni, siis kui juulikuus käibemaks ka tõuseb, siis ma arvan, peaks pensionitel hakatakse ka, ma ei saanudki nüüd aru, kas juba võetakse või hakatakse ka suvel hakatakse tulumaksu võtma? Võetakse midagi ju rääkisid. Jaa, aga siis hakkab vist terve summa pealt. Praegu on ainult mingisuguse osa pealt. No kui seda teevad, siis on täitsa pekkis. Jaa, on. Siis on täitsa pekkis. Kui see EKRE sai tervisliku rongkäiguga 7000 inimest tänavale rohkemgi, siis mida me ootame siis? Noh, 7000 on vähe. Meil on võib-olla, ma kardan, et eriüksuses on teine sama palju. Mis nad teevad? No seni kaua, kui nad seda valitsevad klanni seal turvavad ja seni kaua meil ei ole mitte midagi teha. Nad peavad tulema rahva poole üle. Ootame, millal kokku kukub kõik. Ei, küll ta kukub, siin piisab sellest. Ma oma direktoriga rääkisin eile, siis ta ka kurtis, kui muidu ta oli suht optimistlik, aga praegu on ka ikka suht kurvas meeleolus, et asjad ei ole üldse nii head. Just selles võtmes, et kelle kaupasi me veame, et sealt poolt on signaal, et asi on ikka nii pekkis, et juba selle aasta alguses nüüd on 2 kuud miinuses oldud. Ja et kaua see jõuad miinuses olla? Muide, meile kirjutatakse chatis, et 7000 on vähe inimesi ja paarsada tuhat oleks päris hea, siis oleks tegelikult terve vanalinn oleks umbes inimestest ja terve Tallinna oleks. Jah, 100 000 oleks vaja vähemalt. Jah, niimoodi, et... Suurus ulustust ei tasu ka korralt tähele panna. Ei, no selle väiksemaga ei ole mõtet teha, selle peale vaatsi, natuke aega jauravad, lähevad laiali ja ongi kõik. Ei saanud aru oma mõttest, et kui on üks inimene, sina, et teine, Reio on 3. Miljon koosneb ka ühtedest. No seda küll, aga... Jaa, tuleb ühendada jõud lihtsalt. Tuleb, aga kõigil ei ole veel kohale jõudnud. Ja seni kaugu kõigile Ei, küll ta jõuab. Vaadates seda, kuidas praegu inimesed, ütleme, paljudel rinnetel on just nagu liitunud ja ühise asja eest väljas, et see on jumalast head märgid on praegu. Et natuke veel ja küll läheb. Mina ütlen Kalle sulle otse välja, et mina olen nõus langema. Aga ma ei jätta seda asja niimoodi. Ei, selles suhtes ma olen sinuga päri. Minu unistus on saada Mihkli kalmistusele, kus on seal keset kalmistud vabadussõjas langenud ausammas ja oma nime. Sul on ka niisugused plaanid. Jah, ma olen lõpuni välja, sest ma olen sukk inimene. Jah. Mul on tütar, aga mis teha? Ma nii arvan. Ma ütlen, et varem või hiljem jõuab suurem osa inimesi sellise mõtteni. Ma räägin, et ma täna hakkasin järjekordselt välja ütlema oma siukesed hirmsad, ütleme, kuidas on solidaarsus lahendust oma pere suhtes ja riigi suhtes, et kuidas tuleks asju teha. Et ma olen seda varem ütlenud, aga ma praegu rohkem ei ütle, sellepärast muidu Reio pannakse vangi, et ma võin seda oma kanali pealt öelda. Ei, no nagunii kappa kuulab pealt. Ei, no jah, sellepärast ma ütlegi. Ei, no küsimus oli see, et kas Reio pannakse vangi või panda. Sellest mul on ka kama, aga kanal läheb ju siis kinni, kui Reio vangis on. Sinna telefoni ega midagi kaasa ei anta. Ei, minul ei ole kuradi kama, kui Reio vangi pannakse. Ega siin tagane. Ei, no... Kui on vaja, siis läheme vangi ka istuma. Ei ole hullu midagi. Jah.
see istusin siin mõni aasta tagasi sukse elava legendiga nagu Vello Väärt nagu. Oota, mida? Tead sukest inimest nagu Vello Väärt nagu? Ei. No mina tean, ma istusin taga maas. Rääkisime olukorrast nii edasi. Ja ta ütles, et ai, jama lugu on. Siin tuleb kohe kapos sulle anda, vangi panna, ma liiga tark olen, liiga palju tean. Meil praegu vanglakohti on, aga varsti enam ei ole, sest varsti istuvad seal kõik riigiametnikud ja ma ei tea, kuhu meid. Ei, välja pidavat rentima ju vanglad meil ju. No seda enam, siis ei jätku meie jaoks kohti. Meie eest ei maksa ju mitte keegi. Siis peab riik peale maksma, saad sa aru? Praegu nad rendivad välja, saavad pappi on ju. Ütle, mis kasu nad saavad, kui mind vangi panevad? Mina ei maksa neile renti ju. Nad hakkavad ise peale. Ja, nii on jah. Nii et. Jutu mõte oli see, et Vello ütles, et tuleb nullist peale ehitada kõik üles. Sellega ma olen täiesti päri, ma mäletan, kui ma kooli lõpetasin, siis öeldi, et kooli sa pead kooli lõpus pead siin kõne pidama. Ma ütlesin, et mis nalja, et ma ei ole midagi ette, ma ei oska ma midagi. Küll sa räägid. Ma läksin seisin saali ette nagu tola ja siis ütlesin, teate, kui teile päris ausalt öelda, siis selleks, et midagi suurt ja head ehitada, siis tuleb kõik kuli vundamendile maha lammutada. Jah, nii ta on. Tutipäeva koolipeo lõpukõne. No. Ja. Aga ega ma palju mööda ei pannudki tegelikult. Ei, jah. Nii et. Aga mis te arvate sellest, et kõigile raha võrdselt? Ei, no päris nii ei saa, siis on ikka päris kommunism. Siis suur osa istubki kool saa, miks ma midagi tegema pean, kui antakse. Nii päris ei saa, et ikka tuleb iga üks midagi kasulikku tegema, et päris nii ei saa. Nagu nii ju, kes tegema teevad, need teevad edasi, kes ei tee, nad ei tee ka edasi. Oota, sa käid tööl praegu või? Mina või? Jah. No, ma olen vabakutseline. Ühesõnaga, sa teenid midagi, on ju? No, nii öelda, jah. Aga kuule, mis sa sellest loost arvad, et kui ma võtan ennast töölt lahti, ma jään koju, et siis saan nad iga kuu on nad pool teenistust annad mulle? Jah. Ei, päriselt, mis sa arvad sellest? No, miks sa seda pähe võtsid? Ei, no, kes teeb, see teeb, aga et kõigile võrdselt, et ma mõtlen, et ma ei tee, äkki oleksin kodus, saaksin YouTube'es istuda ja teha võib-olla mingid saated, aga mingid sissetulekut oleks ka vaja, et siis äkki. No ma mõtlen, kuidas sa vaataksid selle peale? Oleksid nõus andma või? Küll pool ei anna. Annad 10% oma sissetulekust mulle, siis mõni teine äkki veel käib tööl ja annab ka 10% mulle, ma saan lõpuks palga kokku ju. Ja, ma kuulsin regionaalis selle jutu peale. Ei no kodanikupalk, ma ei kiida seda heaks selles suhtes, et ma ei mõelnud kodanikupalka, ma mõtlesin lihtsalt üleüldse. Et las üle maaja korraldi töötab ja tee, mis tahab, aga võiks nagu teistmoodi. Aga see raha peab ju kuskilt tulema. Ei tea ju. No, siis ei olegi raha, siis ei ole üldse ilma rahata tegelikkuses. Oleks kõige parem variant. Jaa, aga seda ei ole nii lihtne teha, enam on see teine variant teha. Ei saab küll ilma rahata, siis on ju naturaalmajandus. No. Sina annad kaupa mulle, mina annan sulle midagi ja käibki. Kunagi tehti nii ju. Jah. Jah. Seni kaua kui välja mõeldi Teemo Mammuna, kas mõtles Mammuna välja, on ju? No jah. Ma olen ka kursis Kalle selle ja Reivo selle Nõmme Raadio meediapangaga. Ei, väga tore. Rotsild ja siia on protokoll ja kõik ju. Nii naiivne, kui ma olen, siis ikkagi siukse asjaga mina nõus ei oleks, et kui on niimoodi umbes, et kõik lihtsalt kuidagi saavad mingid raha, sellepärast, et ma võin kihla vedada, eriti meil siin Eestis, juhtub see asi, et pooled siis kindlasti üldse ei vaevukski mitte midagi tegema ja see teine pool, kes üritavad teha, need mõtlevad kohe välja, kuidas nendel lollide käest nüüd raha kätte saada, kes mitte midagi ei tee. Ja lõpptulemus on see, et need pooled, kes on siis nii agarad normaalsed, nad ongi jälle nii palju peaaegu üle ja need, kes olid niisama kuidagi, kes olid lollid, kellelt raha ära võetakse, ega nad jäävadki lollideks. Ja siis hakkame rääkima jälle sellest, jagame jälle kõik võrdselt ära. Ja ring kordub. No aga kumma parem, kas sõda või see variant?
no kuidas ma ei tahaks kasutada sõna sõda, ma ütleks niimoodi, et kuidas oli, et parem kiire lõputu õud kui õudne lõpp. Parem kiire lõpp kui lõputu õudus. Just. Ja, aga no ma arvan, et mul siseinfo vist eksib, et 2 nädalat on jäänud sõjani. No, elame näeme, vaatame, mis saab. Ja siis saame jälle Venemaa rüppe tegasi, tore ju. Jaa, aga mis ma sulle öelda oskan? Janek olid või? Jaa. Et nii tore, et sa helistasid. Lehvitame. Laseme siin teised veel liinile. Siin on küsitud juba, kas peale helistajad saab liinile niimoodi, et vaatame, mida rohkem helistajaid, seda tublimad me oleme. Ja mis meil on? No mina olen nii edev lihtsalt. Reijo ei ole edev, mina olen edev. Mina saan siin edvistada kogu aeg. Vaadake, kui peen sõna on. Edvistama. Kui äge sõna, see mulle meeldib. Aga tänu. Mulle see kuradi panustamine käib nii närvidele see sõna. Rikute kurat kõik eesti keele ära ju. Ja. No nii. No selge, aga täname, et sa... Jaa, muidugi oli tore, muidugi. Ma vaatasin, keegi helista, ma helistan siis ise. Selge, nüüd on juba istuvad järjekorras, tahavad kõik sisse helistada. Okei, tänud sulle olgu. Jaa, aitäh sulle. Sulle ka, tšau ja tõstud. Nii, Jaanika, liin on vaba. Pilt läks eest ära, ma lehvitsin nii kõvasti, et pilt läks ära. Assa kuramus, mis sas... Ma tegin käega niimoodi. Ja pilt läks eest ära. Oot. Kes on taga, kirjutage... Telefonis on, see on sama trikk, mis sellel oli. Viimane kord Kunglarahvas oli ka saada siuke. Oot, ma panen autosõidu. Keegi võiks kirjutada, kas vähemalt heli on või ei ole? Heli peaks olema, seda ma näen. Ja. Ma panen korraks kiirelt, ühendan teise kaamera. Sa võid nii kaua jutustada või panen... Ma vaatan seda pilti. Pane muusika mängima nii kaua. Teeme väikese pausi, väheke tehnilised värgid. Ma ei oska siin ise midagi peale rääkida. Autod sõidavad, ma ei jõua nii kiiresti rääkida, kui need autod sõidavad, seal et liikluski kommenteerida vahelduseks, et kuuleme muusikat nii kaua. Selge. Nii. Viperus on lahendatud. Pilt on tagasi. Nii. Jaanika, liin on vaba, võid rahulikult helistada. Number on olemas, see on 53675997. Ja teised saavad jällegi vajutada tellimise nupu peale, kes veel ei ole vajutanud. Ja siis saab selle pöidla ka panna sinna plõksti. Subscribe, pöial, kõik asjad olemas. Jah, ja kelluke ka. Kelluke peaks andma tegelikult selle variandi, et kui... Ta teatab, see ongi tellimine. Jah, et ühesõnaga tegelikult meil jutt jäi enne... näed, ei saagi jälle. Kajast ei saa üldse rääkida. Tere õhtust, Vox Populi ja olete otse-eetris. Kelluke peaks andma tegelikult selle variandi. Hallo? Jah, olete otse-eetris. Tervist, mina olen siis Jaanika. Tere, Jaanika. Püüab maailma lõpust helistada. Nii. Kohale jõudsid? Ja. No jõudsin kohale. Ei, minul nagu tekkis niisugune põnev, intrigeeriv küsimus, et kas see Kalle on see rekamees, kes mölliseb pidevalt teie saates või? Jah, kogemata nii. Oota, mis mõttes, kus kohas? Sa mõtled kommentaariumis? Kommentaarides ja pigem kommentaarides. Ja ma ei ole teie saate niimoodi, ma ka kuidagi nagu natukene sõitsin sisse siia, lihtsalt juhuslikult universum juhatas, aga see kõrval see vana, kes mölliseb, ta on nii äge ja nii lahe ja lihtsalt ma tahtsingi talle öelda nagu thanks, aitäh. Minust rääksite, ma olen jaa, sinust, jaa. Oi, aitäh, ma olen nii edev ja nüüd ma lähen veel edevamaks, ma olen südamest tänulik. Ma ju näen seda, et sa oled nii edev ja siis ma mõtlesingi, et ma pean helistama, vaata, et ma pean nagu natukene sulle nagu seda tuld sinna tiibadesse puhuma ja sest, ma ei tea, kuidagi nii kihvt on ja
ja lihtsalt mõtlesin, et ma tahan helistada ja rääkida, aga kui te küsite konkreetsed küsimused, ma annan ka konkreetsed vastused. Konkreetne küsimus, tegelikult meil ongi siuke hästi laialivalguv teema täna, milles tegelikult me ei püsigi ühes teemas, vaid on olukord selles nii-öelda Eestis või riigis jah, et me oleme siin igast erinevatel teemal, seda jama lihtsalt tuleb nii palju ja seda tuleb tundidega, mitte enam nädalatega, et see on lihtsalt üle mõistuse. Teate, mis ma mehed teile ütlen, ma saan teist täiesti aru, mis mina olen teinud. Ma olen täiesti lülitunud välja peavoolumeedia oma elust, ehk siis nii-öelda need telekanalid, kõik viskasin enda elust välja. Ja tänu YouTube'ile, te oletegi minu telekas ees millegipärast olete minu telekas, ehk siis ma saan aru, seda infot tulebki hästi palju ja minu esimene küsimus oligi see, et miks seda tuleb ja kas teil ei ole sellist mõtet tekkinud, et mis selle peidus on? Pigem hakkaksime sinna mõtlema, mis on selle peidus? Miks nad annavad meile seda Epstein Island, nad seal mingi, ongi, aga vaata, mina olen selline talutürruk, ma olen selline maakas, vaata, Võru kagunurkades kasvanud. Esimene küsimus mul tekib, mis on selle peidus? Äkki oskate aidata mind, aidake mõelda. See ongi äkki see, et aju viia nii-öelda, et sa ei saaks enam keskenduda ühele asjale ja... Just, fookuse ära suunamine. Okei. Aga ma nüüd küsin ikkagi teie käest, et mis see siis on, et millelt see fookus ära suunatakse, et kui te oskate aidata mind ja suunata, ma oleks nii tänulik. Ma küll seda öelda ei oska praegu. Ma ei oska seda praegu küll öelda, mis asi see konkreetselt olla võib, aga ühes asjas ma olen kohe 100% kindel. See ei tähenda kindlasti midagi head, see ei ole kindlasti head. Selles ma olen 100% kindel. Ei, mul on sama tunne nagu sees, et ma tunnengi nagu, et see on midagi kehva. See, et see uudistevoog, vaata, ma ise, minul endal on nagu konto nagu X-is nagu vaata, ka nagu seal nagu möllan ringi. Ja mul on nagu selline tore tunne, et kui ma lähen sinna Kaja Kallase või sinna Margus Tsahkna kontole ja siis ma tegelikult näen, mida päriselt inimesed arvavad. Ehk siis, ma ei tea, kas te olete ise käinud seal uurimas natukene maad. X-is ei ole, aga meie muidu vaatad, siis on väga kaamera ei räägi sellest mitte sõnagi, meie need, ma ei tea, mis need uudised, 700, 800, 300, 400, ma ei tea, vaata, ma enam ei tea, vaata, ma olen nii välja lülitunud sellest maailmast, aga kui sa nagu lähed sinna reaalselt, võtad selle X-i lahti, võtad selle Kaja Kallas või Marko Mihkelson, see hobipiltnik, see, kes teeb väikestest tased pilte, eks ole, lahe on ja tore ja siis see maailm nagu peegeldab vastu, vaata, siis sa nagu saad aru, et kurat, see ongi okei, ja. Ja ma ei oska, vaat mul ongi see oskus, et ma ei, mitte see oskus, vaid mina ei oska nagu sõnadesse panna seda, mis minu sees on, aga teie juhendage mind ja aidake ja küsige. Ma soovitan sulle veel ühte head veebiaadressi, kust tegelikult see on küll meemide leht ehk 9gag ehk 9gag ja tegelikult tuleb sealt väga head informatsiooni, mis mujal maailmas toimub, mida meil ei räägita mitte kuskil sõnagagi. Igasugused rahutused, mis toimuvad Pariisis, mis toimuvad Londonis. Mina olen nagu jälginud Londonit ja Dublinit, nagu ma ise käisin, eelmine aasta käisin nagu Dublinis ja mind nagu huvitab kas Iirimaa ja Inglismaa, eks UK on ja täiesti pekkis, täiesti halb on see olukord seal, päriselt ka, isegi minusugune turist näeb, et olukord on halb. Me ei tohi seda vaata kõva häälega öelda, et päris kurb. Sosista tasakesi. Ja ma sosistangi ja ma läksin nagu kui ma olin Dublinis nagu, ma nagu võtsingi nagu, ma käisin need need rajoonid vaata läbi, läksingi nagu rikaste rajooni nii-öelda, ma tahan ikka näha, kuidas rikkad elavad, läksin, nii istusin bussi peale, läksin kesklinnast buss viis mu sinna kuhugi algusesse ja siis ma hakkasin hängima ja mida ma nägin seal? Mis te arvate, mehed, mis ma seal nägin akendal? Mis te arvate? Pakkuge. Ma pakun äkki... Akendale.
pandud. Ukraina lippe nägid? Ei olnud Ukraina, Palestiina lipud, jah. Ja, just okay. Seal on see teema. Just, ja täitsa pekkis korralik elurajoon, ma näen, see on nagu korralik, siin elavad nagu rikkurid, vaata. Ja sa näed akendel, korstendel, elektrikilpidel igal pool, et see oli nagu päris sitt kogemus tegelikult. Ja tulin saba jalga vahel tagasi Eestisse ja mõtlesin, et okei, ma vist olengi neonats või mingi kuradi täiesti nats, mul on pohhu, aga asi on halb. Tegelikult on halb. Asi on halb, aga vaata see nats, ise võta seda vabatahtlik külge, sest küll teised panevad. Ei, mina ei võtagi. Mina leian näiteks, et üldse need igasugused, nagu meil käivad, et natsid ja värgid, sildid, eks ju, need on kuidagi saanud nagu nii tavaliseks osaks ja just nagu, mis mind ennast kõige rohkem häirib, on see, et osadel inimestel on nagu antud luba, et nemad võivad sildistada. Aga kui mina fucking Kalle Ojaste tulen ja ütlen, et vot see on seal nats, on ju, mina ei tohi, minu nad võivad vastusele võtta, eks, et ma ei saa aru, et miks see niimoodi on. Aga sina mina ka ei tohi ja Kalle Ojaste, nüüd ma saan, sa ütlesid oma nime välja, väga hea, ma tean. Sa oled ikkagi see, kes käis kuskil Poolas, Poola piiri ääres ja sõitis rekkaga. Ma käin iga nädal seal. Ei, väga kihvt. Ei, see on lahe. Mulle meeldib, ma tahaks Poolakaks ka hakata, aga ei, mulle tõsiselt Poola meeldib, kui mul vanasti ei meeldinud, aga nüüd ma olen seal nii palju käinud ja ma näen, kuidas see asjad tegelikult toimivad ja kuidas seal on. Odav maa igatepidi, ma naisele ütlesin, et kuule, et äkki pakkimise asjad kokku lähen Poola, et seal on enam-vähem jumala okei, naine ütles, et kuule, mis ma tegema hakkan, et ma ei saa hakkama. Ma ütlesin, kuule, sa vene keelt oskad, see Poola keel on peaaegu nagu vene keel, vahet ei ole, harjud juttu ära, et lähme sinna, et see on jumala okei riik. Poola on tegelikult väga resoluutse seisukoha võtnud igasuguse migratsiooni teemal. Täpselt. Isegi mina seal ja X-is ka ma märkan seda, et Poola on võtnud nii-öelda ja selle selgroo nagu sirgeks löönud ja tõesti tõsi. Kuigi mina ei oska nagu niimoodi fakte sinna taha tuua. Ega fakti ei olegi vaja meil lihtsalt inimesel tuua, ainult asi ma tuletan meelde, ütleme siin aasta tagasi või kuna see oli, siis kui meie meedia oli ka täis ja muudkui nad siin lärtsusid, et vaat issand jumal, Poola mõjuke katastroof. Poola sai virtsa kaela küll, jah. Siin tuli seda uksest ja aknast hommikul ja õhtul, kogu aeg tuli, on ju. Jah, et ei taha ühtegi pagulast vastu võtta, jumala õieti teevad. Muidugi. Ma Varssavi juures nägin täiesti poolakat kahte Varssavi küljal, kus ma käin maha laadis, tulid, kurat küll, nad olid, asfaldiga nii ühte värvi olid, mustad riided olid ka seljas. Ma ei saanudki aru, et kas ma näen kuskil kellegi vari kõnnib või mis värk on. Nad olid turistid. Ei olnud, nad olid jumala siuksed, nagu, ma ei tea, nagu meil need prükkarite riietes olid. Võib-olla need rahvariided, ma ei tea. Võib-olla olidki, täpselt nagu mingi national. Väga võimalik. Võib-olla. Ma ei tea. Ei, väga kihvt, et ma olen ise ka Poolas käinud, kuigi mina olen nagu läbi lihtsalt sõitnud ka, et läksin ükskord Hollandisse kontserdile ja autoga siis sai nagu läbi Poola sõidetud, aga toona olid hoopis teised ajad ja ei osanudki nagu märgata seda, aga Kalle ilmselt on et ta on nagu tänapäevalselt Poolast läbi põrutanud, et kuigi minule ka nagu nii palju, kui ma seal X-is möllan ringi, Poola on vist see, kes ütleb nagu ei sellele asjale ja kuidagi see kõiki ajab nagu närvi ka ilgelt ja siis need kuradi kallased ja need kuradi nad jäävad hingetõmbe õlgu ja või kuidas, ma ei tea, Nad ahmivad õhku juba, jah. No see kaka see, kusjuures see on nii nauditav, et nagu, et lihtsalt nagu vaatad, et ja siis ta kuradi see inglise keel on ka kuidagi ära kärbunud tal või ei või? On küll, jah, ma ei tea, mul on mingi viimane uudis oli, et ta nagu enam ei suutnud nagu ega mina ütlen ka, et my English is very bad, aga tal ka kuidagi nagu, et sa oled nagu 20 aastat nagu lükkad seda kuradi vagu vaata, ja nii kehvasti viimane esitus oli, et mis ta häda on nagu teie seletage? Ma arvan seda, et ta on lihtsalt sisemiselt nii kõvasti pinges ja ta lihtsalt selle pärast ei suuda. Ütleme niimoodi lihtne näide, eks ju. Okei, mina räägin selle pärast, mul on operatsioon olnud.
enne operatsiooni ma rääkisin jumala hästi, praegu on sellepärast ma pudistan väheke. Aga ütleme niimoodi, et vaata enda pealtki, ütleme, kui oled mingi asja pärast, näiteks keegi ajab sind totaalselt vihale või närvi on ju, ja siis sa tahad kas või eesti keelski tahad midagi öelda, vaata, hakkadki kokutama, ei saagi öeldud, sest sa oled nii närvis. See sisemine pinge su suur, aga seda enam, et kui sa pead võõrkeeles rääkima, noh, ma arvan, et seal on see teema. Ja võib-olla enne vanasti võib-olla meile näidati, kui tema räägib inglis keeles on ju, siis võib-olla oli kuidagi mingisuguste helimikseritega, värkidega väheke tuunitud seda värki, tead. Ma just mõtlen, nüüd ma hakka võru keeles kõnelema, mul on jumala pohhui, aga ma nüüd mõtlen, et ta ull peas ju mõistma taad kuradi inglise kiilt või ei peas või? Väga äge, mina saan küll aru, mis sa räägid võru keelest. No ma olen vana võrukas ja ma mõista inglise kiilt, ma mõista tuud ulli kiilt küll, aga ta ull, ma just imestigi, et ta ull nagu ta ei mõista ennem kõnelda inglise kiilt, no jummal, küll ta on ju kasunud taga. Aga vaata, mingid haigused on ju, kui aju hakkab taand arenema nagu. Tegelikult ta peaks väga hästi oskama inglise keelt, kuna ta töötab... Ta oli ju Brüsselis ka. Ja nüüd ta on ka Brüsselis, seal ongi ainult inglise keelt, et see peaks aina rohkem lihvima, aga kuidagi ei ole kehvaks on jäänud, ei tea, mis tal juhtunud on. Aga Võruga seoses ka minu tegelikult juured on Võrust mingis osas. Nii et ei ole ka võõrast teema. Pigem rohkem küll Vasseliinast, aga Vasseliina, mina käisin Vasseliina keskkoolin omal ajal. Minu tädi oli Vasseliinas õpetaja. Kuida tema sulle võru keelde ära ei õpitanud siis? Oota. Mis ta nimi oli? Ma tahan nime tiida. Ma pean nüüd natuke mõtlema, mis ta nimi oli. Üks oli... Lea oli ka minu mõnest õpetaja või on siiamaani. No see on eesnimi. Oli tema tütar, aga Vaike oli eesnimi. No ei tea. Aga teate, mehed, mis ma teile öelda tahtsin, tegelikult ongi niimoodi, et lõpetame kõne ära, sest ma tean, et teile tahavad veel vähemalt 10 inimest helistada, aga mis ma tahtsin öelda? Üks asi, millest ma tahtsin rääkida, kas ma võin rääkida ära selle ühe momendi. Mina käisin Nursipalu ketil. Nii. Ja siis inimesed alati küsivad, aga miks sa sinna lähed, see ei aita midagi. Ja siis see tõrvikurong käib ka samamoodi inimesed. Oi, miks te sinna lähete, see ei aita mitte midagi, nii mõttetu. Lihtsalt ma tahangi nüüd tulla selle jutuga välja, et mis see nagu siis aitab. Mina nagu oma näite puhul nagu siis proovingi seda nagu välja tuua. Mina läksin konkreetselt Nursipalu ketile, mitte tõrvikurong käigule. See oli lihtsalt paralleelne näide, vaata. Ja teate, kui ma tulin sealt ketilt tagasi, ma käisin üksinda, istusin oma autosse, sõitsin 60 kilti maha, eks ole, ja sõitsin tagasi samamoodi targalt. Ja kui ma sealt tagasi nagu sõitsin, teate, mu hing helises ja see võibki tunduda naeruväärne, idiootne ja aga mul on pohhu ja vaata. Et tegelikult see toitis mind ja terve selle tee tagasi ma lihtsalt reaalselt autoroolis üksinda istusin ja laulsin. Ehk siis ongi see, et mis see meile annab. Teate, mis see annab meile või? See annab meile seda, et me ei ole üksi. Ja siis ma mõtlesin, et ma alati nagu tunnen, et ma olen nagu üksi vaata, nagu idikas vaata. Keegi ei mõtle nii nagu mina. Ja siis tol hetkel ma näen, et issand, siin on 250 inimest veel, kes on täiesti pilgud nagu minagi. Ja vot seda see andis. Ja see oligi kogu jutt, mis ma tahtsin öelda. Aga vaata, meil läks pilt ära, aga vaata, ma ütlen sulle, et kui need, kes su käest küsivad, et mis sulle andis ja niimoodi. Järgimine kord sa vasta neile küsimusega. Et kunagi tehti Balti ketti, et mis see meile andis siis? Miks me seda tegime? Vot täpselt selle pärast tegimegi, et tahtsime kõik ühtseks ja suureks saada ja praegu kui tehakse neid kette asju, praegu nad on väiksed, aga iga suur asi algab väikestest asjadest pihta ja väikestest osadest. Ja küll need osad ühelt maalt kokku saavad. Ei juhtu mitte midagi. Minul on sama tunne nagu, et ma kuidagi nagu, et minu käest ka nagu küsitakse, no mida sa sinna siis ikkagi lõpuks nagu ronid, et tegelikult sa ju ei muuda midagi, vaata, ja istu kodus ja nuta ja lükka näppu, ei, ma ei taha, vaata, ei, ma lihtsalt istun autosse ja ma lähen kohale, vaata.
ja siis on mingi hapnik vaata inimestel nagu, aga miks sa ikkagi läksid, et sa üksinda bensuraha sul kõik üksinda. Jah, ongi üksinda, jah, täpselt nii ongi. Ja siis nad lämbuvad ära vaata, et ehk siis meiesuguseid on, meid on vähe, ma tean seda, et meid on vähe. Ja. Aga sa veel lähene niimoodi nendel inimestel saad öelda veel vastata niimoodi ka, aga vaadake, olenemata sellest, mis ma meie riigi valitsejatest arvan, ma siiski natukene suhtun ka sellesse patriootlikult, sest ma sõidan autoga kohale, ostan bensiini, kütuseaktsiis, käibemaks, kõik see läheb riigisadele, tead. Et natuke patriootlikust ka sees ikkagi on ju. Jaa, et ma nagu hoian seda riiki nagu vaata käigus vaata. Jah, et päris seisma läheks. Jaa, et kui sa lähed ju kütust ostma, siis tegelikult mõelge kõik inimesed sellele, et 60% tänada riigile. Riigile. Nii on, ma ei tea, vähemalt mul vend, kes Soomes kunagi elas, nüüd on Austraalias, aga kunagi, kui ta Soomes elas, siis ta ütles niimoodi, et 60% läheb riigile, otse riigile. Soomes, tema elas konkreetselt Soomes. Ega see Eestis teisiti vist ei ole. Ilmselt rekkajuht oskab meile paremini öelda. Aga kui sa veel nüüd küsid selle, aga mis nad selle rahaga peale hakkavad, mis nad sellega peale, nad ei oska midagi sellega peale hakata. Näiteks, ma nüüd jälle sõidan sisse teistmoodi teemaga, mida ajab see niivõrd segadus saab, äkki oskate mind õpetada, tehke mulle see asi selgeks. Vaata, kunagi oli see värk, kui Keskerakond ja kes tegid selle just nagu astmelise tulumaks. Tulumaksu. Astmeline tulumaks, mida praegu millegi pärast osad nimetavad maksuküüruks. Ja samal ajal seal samas valitsuses sotsid räägivad sellest, et ei ole ka välistatud, et tuleks kehtestada astmeline tulumaks. Oskate mulle öelda või? Oli astmeline tulumaks. Mina ei oska seletada. Nüüd nad nimetavad seda maksuküüruks ja siis üks koalitsioonierakonna oma räägib mitte sellest, et maksuküüru kaotada, vaid räägib sellest, et tuleks kehtestada astmeline tulumaks. Vaata, mul jookseb juhe kokku ausõna. Nad ei saa enam ise ka aru, mis nad seal teevad või tegema peaksid. Ei, aga mis vahe on astmelisel tulumaksul ja maksuküürul? Seda teab keegi või? Ei tea. Ma isegi ei saa aru, mis asi see küür on. Ma tean, et see on mingi rõve raha, mis nad lihtsalt võtavad maksumaksjalt, aga tegelikult ega ma ei oska selgitada. Võib-olla Kalle sa oskad. Ei oska, ma ju küsingi. Küür on ilmselt... Ja sa samamoodi küsid, jah. Keegi teine pärast helistab, äkki õpetab ja seletab mulle, mis asi see on. Äkki vaatame siin, äkki... Mind ajab see totaalselt segadusse. Küll nad räägivad maksuküürust. Mina tean seda, et küürakat parandab ainult haud. Mis maksuküürust? Minul on ka õpetatud niimoodi. Mina olen kui noorem inimene kui sina, aga ikkagi minule on ka minu vanaisa ja vanaema juba ütlesid, Jaanika, küürakat parandab vaid haud. Niimoodi nad ütlesid mulle ja seda ma mäletan ja see... Ma ei tea, ma ei oska öelda. Ja meil muudkui räägitakse maksuküür. See küür on jah, see on mingi ilmselt mingi selline targem inimene peab siia saatesse helistama, et mina ka ei oska kommenteerida seda, et sorry, seda. Tead, nüüd sa päästsid hädast välja, päästsid päeva. Nüüd on selge. Ongi, nendel valitsejatel on õigus. Rahvas on lihtsalt täitsa lollakad, nad ei tea mitte midagi. Täpselt, rahvas ongi lollakas. Kas ma võin veel ühe teemaga sisse tulla natukene? Ja siis ma luban, et ma lõpetan kõne ära. Tule ikka. Ühesõnaga, et siin eile oli siin Kuungla rahva hääles meil natukene seal saate all tekkis ka nagu chat ja tekkiski chat nagu selles, et rahvas on loll. Mina olen ka nagu sellel seisukohal, et vaata kõik räägivad, mingi e-valimiste pettus ja vaba. Mina olen sellel seisukohal, et ei olnud mingit pettust, ehk siis rahvas valibki neid sotse ja Reformierakonda ja bla. Nii, okei, selge, nii, okei. Hästi sellega. Aga et rahvas on loll ja me võime karjuda selle rahva peale. Aga teate, mina ütlen niimoodi, et see rahvas, ta võib loll olla, aga süsteem on see, mida me peaksime vihkama ja mille peale me peaksime küüsi näitama, sest kui me mõtleme, et mida me näeme nendes 9 Aktuaalse Kaamera uudistes, siis see rahvas ta tuleb ju töölt, ta on väsinud, ta on loid ja siis ta vaatab seda Aktuaalset Kaamerat ja niimoodi, ta võtab selle omaks. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et ei saa öelda, et rahvas on loll, vaid mina pigem
süüdistaksin seda süsteemi ja nüüd aidake mul seda sõnastada paremini. Sest teil on see sõnaosavus nagu parem. Rahvas on väsinud. Ta on ja ongi, täpselt ongi. Neid tulebki neid, vaata, ongi, et see eelne saade oli ka see Kunglarahva saade oligi, et hästi palju neid uudiseid tuleb, aga ongi see, miks pommitatakse inimeste ajusid nende uudistega? Küsime endalt, mina küsisin endalt nagu, miks? Ma ei tea, minu vastus oli see, et milleltki tuleb tähelepanu ära juhtida ja minu küsimus oli see, et aga mis siis selle varjus nagu tuleb? Ma ei tea, kas te oskate seletada, ma ei tea. Sa alguses küsisidki seda, aga vaata, siin saimegi niimoodi vastuse. Rahvas on tülpinud, väsinud, ujutatakse informatsiooniga niimoodi üle, et see ei ole enam informatsioon, vaid see on lihtsalt müra. See on lihtsalt mingi müra. Täpselt, ja ongi, ja. No me tulistatakse peale, vaata, iga hetk, kui sa lähed kuhugi Facebooki või ma ei tea, X-i või kellel iganes, kus konto on. See on nagu päris sitt olukord, et mina ise saan aru, et ma teangi, et seal all on midagi, et võib-olla meie siin kolmekesi, meid on 3, eks ole, et äkki siis proovime välja nuputada, et mis on seal all, mina tahaks teada. Ja ilmselt saate vaatajad ka. Äkki keegi räägib meile. Ja täpselt, et võib-olla ma lõpetangi kõne ära, keegi saab helistada sisse ja võib-olla selgitada seda teemat. Aga hüva teile ja ma ei tea. Aitäh, et sa helistasid. Ikka, ja, nägemist. Nägemist. Tšau. Nägid? Jah, ei ole me nagu ainukesed, kes selles aru saanud, et see hirmus uputamine. Minu arust Jaanika jube hästi esitas need küsimused, nagu ise enda jaokski oli esitanud. Ma ei olnudki enda jaoks osanud niimoodi sõnastada seda asja, aga tegelikult ongi väga hästi sõnastatud. Oli küll, jah. Niimoodi, et reklaamipausi tegid selle, et peab sinna seda panema, seda. Ja 2 subscriberit on vahepeal juurde tulnud, nii et väga hästi on. Ja nüüd jõuamegi selle juurde, mis ma olen siin tahtnud tükk aega rääkida, on, et meie Kaja Kallas nii-öelda siis ületas uudiskünnise sellega, et lendas Ameerikasse kohtumisele mingisuguse kõrge ametnikuga ja see ametnik ütles Kajale, kui ta oli maandunud, et puhka jalga, mul pole aega sinuga tegeleda. Välisminister, USA välisminister. Jah, just. Nii et... ta läks kohtingule, mitte kohtama. No, sellepärast, et kirjutati, et ta sai korvi. No selge siis. Kohtingul saadakse korvi. No ju siis läks kohtingule. No ma ei tea, ühesõnaga väike nupukene oli ajakirjandusse pandud, et väga suure kelgailu külge seda ei pandud. Aga vaata tead, selle taustal, mis mina hakkasin mõtlema kohe, no mul hakkab film jooksma peas kohe, ja ma olen väga kärsitu ja kannatamatu, mina ei jõua ära oodata nüüd ilmselt moodi seda, kuna ta nüüd naaseb Eestisse siia kasvõi korraks puhkusele ja on meil kuskil teleka saates või kuskil kuidagi, et ta siin pilti tuleks. Mul on siuke küsimus, kas ta tuleb üldse siia? Aga kes teda näha tahab? Keegi ei taha näha, aga kõik tahaksid tsirkusest osa saada. Ma ausalt... Kloun. Jah, et ma isegi ausalt öeldes ei taha teda näha. Mulle ei taha teda sealt ajalehestki vaadata. Vaata, mina ütlen nii, nagu tema ütles kunagi. Kes see kuradi Ott Tänak on, et tema peab iga esikaane peal olema? Vot siin ütlen mina niimoodi, kes sa Kaja Kallas siuke oled, et sa pead kogu aeg esikaane peal olema. Sa olid siin esikaane peal ja nägid, mis juhtus. Tõid meile siuksed maksud ja sita kaela, et on kohe. Niimoodi, et ei ole sul asja siia esikaante peale midagi. Istu Brüsselis ja kunagi enam tagasi tule. Kas sa muidu sellega oled kursis, palju ta seal Brüsselis ka seda mammonat teenib? No nii palju, et varsti vist on arved täis, peab Šveitsi panka üle kolima. Brüsseli arved. See oli midagi ligi 20, ma võin nüüd valetada, 6, 7 või 8 tuhat. Ja pluss veel kõik need reisid makstakse kinni. Elamised makstakse kinni ja et see on puhas inkom. Ma jäin ise mõtlema, et kui mitu kuud ma peaks töötama, et pangalaenust lahti saama. Ei, no sa pead, mitu kuud töötad, et saad pangalaenust lahti. Jah, et kui 90% näiteks pannakse kõrvale, no mingi natuke jätad elamiseks ka. No ta saab 1 kuuga rohkem, kui ma aastaga tein. No just, et päris... Ja mul on siit küsimus kohe, kus kohas on meil see võrdne kohtlemine?
Kas keegi oskab öelda, kus on siin see võrdne kohtlemine? Hea küsimus. Jah. Me räägime siin võrdsusest kogu aeg. Naised peavad saama siukeste kohtade peale ja kõik peavad töökohad jaotatud olema niimoodi, aga ma nüüd küsin teie käest, kus on see võrdne kohtlemine? Kas siis minu panus, minu tööpanus ei olegi seda väärt? 20 000 kuus näiteks. Jah. Või mina, mis mina? Aga näiteks, kas meie peaminister ei ole siis väärt 26 000 kuus? Ei. No aga võrdõigus ju. Endine peaminister, see saab 26 000, see saab nüüd nii vähe. On 2 võimalust, kas siis tuleb see, kes saab liiga palju, peab vähemaks võtma? Ei, see tegelikult seal Riigikogus tuleks asi üldse nagu selles mõttes ringi teha, et seal oleks vaja tulemustasu. Oi, ära hakka pihta, alles oli siin raha, ei ole. Ja vat ongi. Sotsid andsid nüüd tulemustasu. Miks sinna juurde ei olnud pandud rida? Mis see tulemus oli, mis tehti? Ei, selles mõttes tulemustasu nagu on erasektoris töö juures. Kui sa ikkagi, ütleme niimoodi, tööd ei tee, raha ei saa ja nii lihtne see ongi. Ja selline ja töö peab olema tehtud hästi ja õigesti. Jah, mitte niimoodi, et kogu aeg on parandamise seaduse. Siis see ei ole mingi tulemustasu, see on praak ja see on 0. Ja kui neil ei ole tööd teha, näiteks ütleme, et nad on just nagu omast arvast kõik seadused vastu, et ei ole tööd teha, nii kui nad väidavad, nad töötavad komisjonides. Kuulge, andke andeks, võtke kõik Eestis kehtivad seadused vabal valikul, kus te pihta hakkate. Võtke see oma raamat kätte, hakkate vaatama, millal see seadus tehtud on, kas seda on vaja või mitte, lihtsalt tühistage, tehke uus, sest ma olen 100% kindel, on mingi hunnik seadused, mis on mingi 10 erinevad paragrahvid, mis on põhimõtteliselt üks ja sama asi, pange need kõik kinni, tehke uus, üks. Sest minu arust on praegu seadused läinud nii hulluks. Selles mõttes, et kui sa tahad selles nagu kuidagi aru saada midagi, siis sa ei saagi mitte midagi aru. Ühel aastal ja parandamised ja värgid ja särgid ja no kõik on nii segane, et ma ei tea. No. Issand küll ja nüüd lõks vererõhk üles. ja, karm värk on. Et nii ta kipub olema jah, et kuidagi nagu nii valesti ja rappa on need asjad jooksnud, kusjuures mul tuleb meelde mingisugune aastaid, ma julgen öelda 10, võib-olla rohkem, elasin korteris ja enne valimisi tuli mingisugune Isamaa liidu mingisugune vend tuli ukse taha, ütles, et ole nüüd hea ja vali ikka meid ja teate, mis ta mulle kinkis? Nii. Ta kinkis mulle paki Santa Maria maitsainet jahimehe segu. See on tegelikult päris hea segu. Ei, no segu on hea, aga... Ei, ma ei mõtle mitte segu selles mõttes, et... See pipra segu, jaa, see on hea maitsaine, jah. Mitte, et nüüd ütleme Isamaa ja see segu kokku. Ja, ma sellest sain aru, jah. No aga siis sa said ka nagu ütleme väikese altkemaksu või nii või? Jah, võib küll öelda, et oli teine altkemaks. Kus maalt on kingitus on altkemaks, kus maalt? Ma ei tea, kui ta oleks tulnud... Nad ju ei tohi praegu tänapäeval isegi kinkekaarte kinkida. Jah, vist ei tohi, ma ei tea, kas pastakas läheb ka. Nii, meil on... Jumal tänatud. Tere õhtust, Timo, oled Vox Populi otse-eetris. Tere, Kalle, tere Reijo. Ma jõudsin ka siia oma kodumaale ehk siis Virumaale ja mõtlesin, et enne kui ma koduuksest sisse astun, et ma veel korra ikka helistan. Ma kuulsin seda maksu juttu, rääkisin, või tähendab mitte maksu, vaid seda seaduste juttu, jah? Sest tuntud kapifilosoof, nagu ma olen, mul tekkis kohe selline kujund pähe, et seadus võimaldab seadusetust. Ehk siis tegelikult need samad seadusloojad nende samade seadustega, millega nad keksivad, võimaldavad tegelikult enda jaoks seadusetust. Ehk siis võtta, nüüd on see mõiste, siin tuleb mängu, mis on minu saates korduvalt läbi käinud, vorsakonia, seaduslikud vargad. Ja. Et kuidagi see, pluss veel see, et kuulasin seda saadet siin ja üks asi veel, et vaata, me räägime hästi palju sellest koostööst ja miks ei koonduta ja see on viimase 33 aasta peamine küsimus, jah? Kuidagi vähemalt tundub nii.
aga võib-olla on lihtsam sellest aru või tähendab lihtsam seda endale teadvustada, et aga see ei olegi võimalik, sellepärast et meie olemegi individualistid. Ja, me oleme lihtsalt individualistid. See on lihtsalt nii. Pluss veel see, et te mõlemad vist teate, et ma olen, mitte vist, vaid päris kindlasti teate, et ma olen seotud selle põlisrahva teemadega ja täna laeva peal oli aega mõelda, et miks on nii, et see teema näiteks inimesi ei kõneta või neid, keda see korraks kõnetas või kõnetab, nad loobuvad sellest ja ei pea seda üldse heaks plaaniks. Ja ma sain ka enda jaoks vastuse, ma võin eksida, aga see vastus on järgmine. See vastus on see, et inimesed ei oska ja ei suuda süveneda. Me ei suuda süveneda, endale lõpuni asju selgeks teha, sest kui selle lõpuni asjade selgeks tegemiseks kulub juba rohkem kui nädal. No kurat, see ei ole 30 sekundiline TikToki video. See nõuab juba tööd, eneseharimist, süvenemist, aega. Ja see ei ole ainult, ei puuduta siis ka ju neid põlisrahva tegemisi. Ükskõik, kus keegi midagi hakkab looma. Kui asi läheb juba nagu natukene keerulisemaks või nõuab rohkem süvenemist, siis loobutakse, lüüakse käega ja kui keegi kuskil ütleb, et aga näed, me siin koondume ja meil on veel parem plaan, siis minnakse sinna. Et ega see tegelikult selline rändaktivisti mõiste kui selline ei ole halb. Sellepärast, et kui ma vaatan viimast 5 aastat, see ei ole üldse alustavat tööd, ma ise lähen ka sinna alla, eks, selle kategooria alla. Aga on see, et need inimesed on kõik ühed samad. Siit käis kuskilt läbi see 7000, mingi jutt oli, midagi seoses see oli, ma ei mäleta. See oli Tõrviku rongkäiguga. Jaa, Tõrviku rongkäik, eks. Et need inimesed üldiselt, kui võtta need vanad videod lahti, pildid lahti, siis sa tunned need näod ära. Ennast leiad sealt ka, aine. Ja siis kõik ülejäänud sinu kamraadid üle selle maa on seal koos olnud viimased 5 aastat. Neid inimesi ei olegi rohkem. Ja see, mida Jaana ütles nende valimiste kohta, et see oli üks minu kamraadidest, kes peale viimased Riigikogu valimisi, see tsitaat läks lendu, ma ei mäleta, kuidas seda sõnasõnalt nüüd oli, aga mõte oli umbes see, et ma isegi ei tea, kumb on hullem. Kas see, et valimisi võltsiti või võltsitakse või kõik ongi nii, nagu on. Ja see võimalus täiesti on õhus, et see kõik ongi nii, nagu ta on. Et võt sellised targutused siia vahele. Ma selles mõttes nii palju ma võin öelda, et ma olen kokku puutunud mõndade inimestega, kes on tunnistanud, et jah, nemad valisid Reformierakonda, aga mitte ealesi enam. On nagu alati öeldakse ka järgi, et väga paljud on valusasti vastu näppe saanud just nende maksutõusudega ja tohutute maksutõusudega. Aga mina ei tea näiteks seda, et kas see on sellest, vaata, mis tüüp inimene oled, vaata, et kes su ümber on tuttavad ja värgid kuidagi. Aga ma ütlen, vaata, esimest inimest näen, kes ütleb mulle, et ta teab kedagi, kes on valinud, vaata, Reformierakond näiteks. Aga mina oma tutvusrinkonnas ja need inimesed, kellega mina kokku olen puutunud, ausõna, ma ei tea mitte ühtegi, kes oleks näiteks sotsi. Aga vaata, kus Timo enne ütles, ja ma selle kohta ütleksin, et see on tegelikult ongi, ma mõtlesin see sõna, mul ei olnud kohe meelde, aga see ongi niimoodi, et meil selle valimistega on nagu maatriks loodud. Et ongi, et kogu aeg räägitakse ühte, siis teised räägivad teist, et see on vale, aga tegelikult ongi, et on teine maailm sel päeval, sel hetkel, kui me valimas käime. Ja sealt ongi ja, mina elan Rakvere linnas, ma ei mäleta palju, kas 15 000 inimest pidi siin elama, aga ei ole mina nii võimekas ega ka hetkel valitud ja seatud Rakvere linnapea nii võimekas, et ta suudaks kõik need 15 inimest oma piltantsi panna. See ei ole lihtsalt võimalik. Et siit tulebki see individualism ka mängu. Pluss veel see, et näiteks, kas te olete mõelnud selle peale, et see on ju ajalooliselt tõestatav. Et muidugi mõni ütleb, et see on killustamine ja see on vandenõuteooria lausa see, eks. Et kunagi oligi Läänemaa ja oli Saaremaa ja oli Virumaa ja need maad päriselt eksisteerisid. Ehk siis, kui me mõtleme oma juurte peale, siis meil kuskil
on see juurikas sees iseloomus või ma ei tea, milles sealt võib ka see tulla, mida me täna näeme. Ja, aga kusjuures mina olen selle peale ise, ma olen mõelnud selle peale, et kurat küll, et kui meil siin, meil on niivõrd ebaõiglane, igas mõttes on proportsioonid nii paigast ära, näiteks mis on see Tallinna ümbrus, see kuldne ring, nagu öeldakse, ja muud paigad Eestis on. Ja siis ma olengi mõtlenud, okei, et see, ütleme just nagu Tallinn, tema ongi omastus peal, mida kurat pekki, et kui vanasti olidki, nagu sa ütled, Läänemaa ja värk, ma olen mõelnud selle peale, miks see võiks olla, ongi autonoomsed riigid, okei, USA koosneb 51 osariigist, miks meil Eesti ei või koosneda näiteks 7 osariigist? Absoluutselt, aga sa küsisid, et miks ei võiks või et midagi oli veel. Ei, ma ütlen, ma olen mõelnud, et peaks olema niimoodi, et on eraldi, et siis me teemegi, ajame meie maa, kes me oleme siin näiteks Pärnumaa või vahet ei ole Tartumaa, ajame siin oma asja ja teeme asju nii, nagu meile meeldib. Teie Tallinnas teete nii, nagu teile meeldib. Jah, aga nii see ongi. Aga see võimalus ongi meie endi kätas selles mõttes. Lihtsalt usku peab olema ja see protsess ei ole kindlasti see midagi sellist, mis võtame täna plaani ja 30 mai on tehtud. See on ikka väga pikk protsess. Ei, see ongi niimoodi, et suured asjad hakkavad väikestest asjadest pihta. Ja mitte midagi teha ei ole. Jaa, vot sellised asjad. Aga olgu, ma olen nüüd Timo, poes ja... Sa oled poes, sa ütlesid, sa oled kodu ukse taga. Ei, ma räägin, ma käin ikka veel ennem poest läbi. Ma tahtsin just öelda, et kui sa helistamist alustasid ja ütlesid, sa oled kodu ukse taga ja puha, ma tahtsin nagu, sa nii pikk, jutuga ilusti rääkisid kohe, ma sain vahel segada, ma ütlesin, ole rahulik, Timo, me lubame sul koju tulla, et tule, et luba on saada. Väga hea. Õnneks on kõik hästi. Kuna aga olgu, mis saad ikka ilusat õhtu jätku teile ja minu poolt kõik side lõpp, vaatame võib-olla järgmine nädal koputan ka Reijo stuudio ukse peale. Reijo nüüd ütlesin välja selle. Soovitan. Tead, kui vägev stuudio tal on, sa pühade püss, jumala vägev. No just. Kuna aga olgu, ilusat õhtu jätku. Ja, aitäh sulle. Davai. Tšau. No näed. Timo nüüd rääkis siis välja, tegelikult oli tegelikult väikse nii-öelda üllatusena mõeldud, et järgmine nädal tuleb Timo, täidab selle aga vaata, kui tore. Inimesed saavad mõelda toredaid küsimusi välja ja helistada ja öelda, mis mureks on ja ongi hea, kui teavad ette, kes tuleb. Selles mõttes, et Timo ei ole keegi suvaline. Ei, loomulikult mitte. Mina olen suvaline, mina olen õppinud, mina olen sulle väga tänulik, et sa mulle sükest kogemust pakud, sest ma tunnen, et jumala äge. Aga vaata, seal on üks jumala äge chati kirjutatud, loe ette, see on nii hea mõte, tegelikult see on nii hea mõte, okei, see 20 €, okei, olgu siis kas või 200, aga vaata, loe sealt. Seda, et Riigikogus võiks kehtida tulemustasu, nii et iga Riigikogu liikme vangi saatmisel võiksid teised saada 20 € preemiat. Jess, massa. Ma oleks nõus, et nad saavad siis 2000 € ka, tead. No, ja, et siis hakkavad üksteise peale koputama. Sa kujutad ette, milline võidujooksel lahti läheb. et sest nad ju teavad täpselt, kes millesse kuhu segatud. Ja, kelle käes, kelle luukerekapi võti on, et nii ta kipub olema, jah. Aga muidu sellega seoses küll valimiste osas, et jah, ma tean neid nii-öelda inimesi, kes on valinud Reformierakonna ja nüüd kiruvad ja ütlevad, et mitte eales kunagi ja osad on veel sellised, jah, valisin küll, aga teevad küll, aga mis ma nüüd pean valima siis EKRE lõpeta ära? No kas tõesti ongi ainult Reform ja EKRE või? Milles probleem? Kas sul ei kõlba minuga suhelda või? Ei, mulle selles mõttes mina ütlen, et ei ole meil ainult Reform ja EKRE, mina ei ole ühegi erakonna poolt, mina ütlen tegelikult, kui praegu homme päev peaks tulema valimused, väga raske on minna sinna paberi juurde ja sinna üldse midagi kirjutada. Ja, aga võtta samas jällegi kirjutamata jätta ei tohi. Kirjutamata seda muidugi ei tohi. Kui paberi peal hääletad, saab alati sedel järgi rikkuda. Aga nad on kõik minu silmis vähemalt, ei ole ühtegi erakonda, kes ei oleks nagu mingisuguse jamaga hakkama saanud. Jah, keegi on ämbris ikastunud.
küsimus on see, kes kui kõvasti kolistanud on selle ämbriga. Ja see on nagu, tõesti, nagu on raske. Ma vaatan, et kell saab kohe meil 8:30. Kalle ei ela mitte Tallinnas. Et hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama ja südamest tänan kõiki, kes saadet vaatasid, kes saadet vaatavad. Olge hea, pange see tellikanal või subscribe, kuidas kellelgi brauser sätitud või see lehitse sätitud on, mis keelseks. Eesmärk on saada 1000 inimest täis, et saaks siis reklaamiohjad võtta Google'i käest oma kätte ja et ta oma kukrut edasi ei saaks täiendada teiste kulul siis või kuidas. Jah, nii on tegelikult, võtame otse välja siis jah. Ja tänan kõiki, kes võtsid vaevaks, et helistada ja kes võtsid vaevaks, et kirjutada, sest et see kirjutamine on ka väga, väga kihvt on lugeda tegelikult nagu selles mõttes, mida inimesed saate jooksul arvavad. Ja kes liinil ei saa, mõni ei taha helistada, mõni tahabki seal kommentaariumis seda kirjutada. Mõni tahab lihtsalt kuulata. Ja mõni, ja neid on ka palju, jah. Sest ütleme ausalt, kui mina sõidus vaatan, siis ma lihtsalt ei saa kirjutada. Vaata, see kiri on nii pisikene ja sõidu ajal on jube ebamugav kirjutada. Ma vahepeal pätti teen ikka proovin, aga see ei ole väga hea ja siis ongi tore ainult kuulata. Ja kes te olete rallihuvilised ja natukene, natukene ka eluolu huvilised, siis Kallel on oma YouTube'i kanal. Amatöör, kõik teavad, ei ole hullu, küll te leiate üles, keda huvitab, need teavad. Ja. Et suur tänu teile kõigile. Me soovime teile, ma arvan, et ilusat nädalavahetuse algust. Kuule, ilusat veebruari lõpeb vist ära või? Ja, tänasega veebruar lõpeb, homme algab märts. Ja siis on juba naistepäev. Ja suvi ei ole kaugel, nii et ilusad ilmad ja nii edasi, et kuule, aga siis ongi järgmine nädal naistepäev ju. Jah, nii on. Nii, mehed, minge lilli ostma. Ei, närtsivad ära, täna ärge osta. Lilled tuleb üldiselt osta veidi varem või ma ei teagi täpselt, ühesõnaga, ärge sinna kesklinna ostma minna, see maksab pool neeru. Aga selge, nii et ilusat õhtu jätku kõigile, ilusat nädalavahetust ja puhkame ennast ilusti välja ja näeme järgmine nädal. Tšau! Tšau!